Hei, mina Aili siin, mõtlesin, et ka alustaks vlogiga, sellepärast et mul on tunne, et meil on nii palju näidata, mida me kogeme ja minu ja Jan Oskari vlog on siis sellest, kuidas me elame, kuidas me oleme kasvatanud oma 4 last ja kuidas mina teen oma tööd ja kuidas tema teeb oma tööd ja kuidas me elame Eesti ja Norra vahet ja samamoodi ma siis ka reisin päris palju väljapool Eestit. Nii et follow me ja followge meid ja elage kaasa ja kui on küsimusi, siis alati võite siia siis kirjutada, subscribe'ige meid ja let's do it. Meil on päris palju näidata, sest suvi tuleb väga põnev. Me oleme hetkel Norras, Pukenis, väiksel saarel, kus siis minu abikaasa Jan Oskar on pärit ja see on väga põnev, sellepärast et iga suvi, kui me oleme siin käinud, me kalastame, me saame erinevaid mereande ja me võtame need kõik merest siis nagu põhimõtteliselt välja, me kokkame, me teeme kõike sellist, et see on nagu täiesti nagu ehtne, autentne elu, mida me siin elame ja sellepärast mulle see meeldibki, sellepärast et see ei ole, isegi kui mulle meeldib glamuurne elu, mida ma siis tavaliselt ka õpetan ja siis ka viljelen oma töös, siis siin on täpselt see, mida me täpselt teeme. Pure thing, puhas, ehtne, autentne Norra, siis selline saare elu. Nii, nüüd me oleme siin köögis ja hetkel siis mul keevad 2 veepotti. Ja miks need keevad on sellepärast, et siin on meie väikene tiner ja need on meie väiksed krabikesed, mida me siis saime. Me panime eile need krabipoti ilusasti merre ja tavaliselt ongi see, et söödaks paneme siis enda püütud kalasi ja see on suht väikene. Ma panen selle siia praegu põrandale, siis te näete. Aga see on suht väikene, aga tegelikult on meil siin neid krabisi päris palju ja nad naksavad päris kõvasti. Aga meil on üks suurem krabi ka. Oskar praegu siin leiab mõne ühe suurema. Maybe we can find some bigger ones. Ja siin on meil siis see meister kalamees. Ja, meil üks on mingi mega suur. Vaatame kohe. Ja kuidas me neid sööme, me näitame kindlasti teile ka. Vau. See on päris suur. Ja kuidas seda krabide seda siis suurust vaadatakse, ongi tegelikult 2 käe vahel. Et kui suured need siis sõrad on. Ja see on selline päris lopsakas. Ja nendega tuleb olla ettevaatlik, sellepärast, et nad hammustavad ka päris kõvasti, aga nad maitsevad ka mega hästi. Nii et see on kindlasti minu tükk. Ja ma pärast näitan, kuidas ma neid väikseid sõrakesi siis söön. Nii et tegelikult on see nagu suht delicious ja päris selline delikatess. Nii, nüüd me hakkamegi neid keetma ja kui me keedame, siis me siin alati paneme merevett, sellepärast et see merevesi on soolane. Ja sa pead lihtsalt need panema niimoodi hopsti sisse, sellepärast, et me ei pea eraldi soola panemagi ja need kohe keevad ära. Okei, ja Oskari trikk on see veel, et ta paneb natukene seda suhkrut sisse. Why you putting sugar? Because my mother did. Väga hea vastus, et ema pani alati suhkrut ja sellepärast ta panebki nii, nagu me alati teeme. Näitan natuke siis ka, kuidas need krabid siis tegelikult liiguvad. Ja need on täiesti puhtad Norra krabid, mis siis elavad tegelikult rannikul ja väga nunnukesed. Neid on nagu ka natuke rohkem lähemalt. Loodan, et need ei ampsa mind. Aga kui siis nad keevad 10-20 minutit, siis nad on mega maitsvad just röstsaia peal ja koos majoneesiga. Ma mõtlesin, ma näitan veel, kuidas nendega siis hakkama saada, et tegelikult kui sa tahad krabi üldse siis vette panna, sa pead võtma siit tagant, aga siin on mul praegu 2 krabi, ma ei tea, kas ma saan hakkama. See on päris õudne. Okei, ma võtan selle väiksema krabi. Sa pead võtma need tagumised, need sõrad
no vot niimoodi saab hoida ja siis ei juhtu sinuga mitte midagi. Et siis saab niimoodi. Ja tegelikult süüakse siis seda krabi sisemist ja siis kõike neid, mis siin need sõrad on ja kõik selles mõttes. Minule ei meeldi see, mis siin sees on, aga meestele meeldib, see on natuke nagu maksapasteedi maitse. Aga mulle meeldib see krabiliha, mis on sõrgades. Eriti mulle meeldivad need käpakesed. Ja võt siin on minu see lemmik siis, kes on nii suur. Ja ma loodan seda täna siis süüa. Yes, I'm talking. Jah. Nii, et nüüd me siin keedame. Ja muidugi tavaliselt meil on suuremad potid, aga hetkel selles majutuskohas, kus me oleme, ei ole meil nii suuri potte, nii et me peame mitu potti tegema. Ja nii see käib. I don't know, am I gonna boil them all now? I think we should boil because we are coming, you know. Meil tuleb täna poeg ja pojapruut tulevad külla, nii et siis me saame süüa täna mõnusat krabi õhtusööki, mis on suht delikates. Peab olema ettevaatlik. That's the big one. Oh my god. Jaa. Ja see liigub täiesti niimoodi. Ai. Aga kaks suurt. Okay, show me two ones. But this one only have one... Et see põhimõtteliselt läheb tervesse potti. 2 krabi ja 1 pott. Ja nii me siin Norras siis elamegi ja toimetame iga päev. How many minutes we have to do it? 15-20 minutes. 15-20 minutit. Ja meil on õhtusöök valmis. Nii et delicious. It's always good to... Nüüd me räägime, kas meil on üldse mingeid väikseid tippe ja trikke, et isegi kui sa ei ole Norras, aga ostad Eestis krabis ja tahad keeta. So, always when you're gonna boil it, put it with the shell side down, like this. Okei, et tegelikult ongi need, et jalad peavad olema üleval. Vai? I don't know, because my mother did so. Everything is by your mother. Ja tavaliselt ongi see, et mulle ka nii, selles mõttes on nii naljakas, et me teeme neid asju sellepärast, et keegi ütles, me kunagi ei tea, miks me seda teeme, aga mina arvan seda, et see on sellepärast, et kogu see sisu ja elu on seal selle karbi all. It doesn't really need any hard boiling, it's just that it's, you boil up the water, put it in, and when it starts boiling again, you take down the temperature, so it's just gonna stay in very slightly boiling water for 15-20 minutes, and then you take it off and you leave it inside the water for a little while before you take it out, because then the crab get more juicy. Ja mis mulle meeldib just see vesi, mis siit tuleb, see soolavesi, see on juba praegu jumala hea. Proovin, see on hästi kuum. See on soolvesi, mis merest tegelikult tuleb. Meil Eestis ei ole seda, aga Norras seda on. Nii et selles mõttes on see super hea. Nii et praegu käib siin siis kokkamine 2 potiga, natuke keeb üle ja kogu aeg peab vaatama. Päris palju on seda vett siin ja neid krabi siin on, ma ei kujuta ette. How many crabs we have? 20? Not so much. Not 15. Võib-olla 15 krabi ja see on nagu päris okei, ma ei tea, 4 inimesele. Tavaliselt me saame rohkem, vahest on nii, et 15 krabi on ühes potis, aga seekord me saime 15 krabi umbes, nii et vaatame, mis siis õhtul saab, kui me hakkame seda snäkkima ja limmutama. Nii et praegu me keedame. Oh, there is 1 crab more. Üks krabi on veel seal. Väike. Nii et üks on põgenenud, vahest põgenevad. Aga kas meil on ruumi? No place? Maybe there. Nii et meie perekeel on ka inglise ja eesti ja norra keel. Kõik on segamini.
kogu aeg räägime, siis vahel meil ongi mõned sõnad on eesti keeles, mõned sõnad on norra keeles. Vaatame, teeme siia natukene ruumi. Nii. Vaatame mõne väikene siukene ümber sättimine. Selles mõttes Norras on nagu väga luksus olla, et me ei pea restorani minema, aga saame kodurestorani kogu aeg teha. I'm already want to eat. Bon appetit. Nii, vahepeal näitan seda ka, mida me siis veel oleme siin teinud. Saime 3 turska. Me saime tegelikult ka teisi kalasi, aga tursk on väga hea liha ja suht suured, sellised poolemeetrised. Nii et selle me ka keedame kindlasti ära, me oleme ära puhastanud juba. Aga see ei ole nii atraktiv meile kui krabid. Nii et see on ka üks meie siis, ütleme, söögikord. Keedame kartulit, porgandit ja siis kindlasti värske kala. Ja see on tursk. Nii. Need on nüüd ära siis keenud, aga me peame natuke ootama, et need jahtuvad. Vahepeal on meil siin saanud valmis ka üks makaroni ja kala vorm, mis on siis meie vanaema selline retsept. Vaatame see teiste potti ka. Vaadake, kui mõnus. Ja kuidas sellest aru saada valmis on, siis need kõik on punased. Ja kui seda siis servida, kõigepealt on vaja panna seda. Ja see on hästi krõmps. See on makaron, kalavorm. See on väga special retsept. Ma võin panna retseptiga pärast siia alla, kui keegi soovib. See maitse on nagu imeline. For me put maybe half of that. Oskar natukene siin läheb liiga üle võlli. Ma ei söö nii palju. And then what we put? Butter. Butter and carrots. Ja, siis siia tuleb siis sula või. Vaatame kohe, kus see sula või on. Ja siis porgandisalat. Nii. Porgandit ma riivisin. See on mega. See sobib väga hästi just selle toiduga. Ta ema muidugi alati siis keetis ka kartulit, aga minu arust see on nagu too much. Sellepärast, kui juba sul on makaron ja riiv see sai ja siis veel porgand ja nüüd tuleb siis siuke soolane või kaste. Njammi. Nii et jah, me oleme täielikult gurmaanid. Ja see maitseb imeliselt. Nii et head isu. Nii, maitseme siis esimese ampsu. Noe kahvliga. See on nii krõbe. Kõige peame lõusta. See kujuta ette. Ma pean selle terve õpetuse video teile tegema. Sellepärast, et meie eestlastena ei söö sellist kala toitu, aga me võiksime seda süüa, sellepärast see on väga-väga maitse. I think today is especially good. Veel krõmps. Ja see riiv sai teeb just selle väga heaks. Niisugune. Kui sa tunned, kui ma teen niimoodi. See on siuke krõps. See on hästi hea. Ja tegelikult see on päris, ütleme nii, et see ei ole võib-olla figuuri sõbralik, aga see ei ole ka mitte sõbralik. Love it? Good taste. See on hästi tähtis, et oleks see õige soolasus. Ja minust täna on kõik paigas, sest meil on ka vahest mitte õnnestunud. Nii et täna on kõik väga õnnestunud. Nii et head isu. Jääme veel krabisi ootama õhtuks. Nii, krabid on meil keedetud ja vahepeal me lähme siis käime meie pojal ja pruudil järgi. Et hakkaksime siis krabisi sööma. Ja praegu me oleme väiksel saarel Pukenis, aga me peame sõitma lennujaamas Tavangeri. Nii et see tähendab seda, et me peame võtma väikse praami,
ja sõidame siis praamiga üle, see on umbes nagu Saaremaa sõit ja sealt siis lähme lennujaama, võtame nad peale ja siis tuleme koju tagasi. Näitan siis ära ka selle, et see koht siis Pukken on selline suur mägine üks mägi, mis on keset merd ja ümber selle siis ongi tekkinud majakesed ja elamine ja minu abikaasa siis on siin sündinud, kasvanud ja sealt ma ta ära varastasin. No nii, nüüd me olemegi juba praami peal ja see on täpselt samasugune praam nagu Saaremaal, 20 minutit või natuke vähemgi veel ja siis me lähme lennujaama. Nii, nüüd me liigume läbi tunneli, mis on 4,4 kilomeetrit ja see läheb siis fjordi alt ja vahepeal on ka vesi. Siin on suht sügav ja pime ja tavaliselt ongi nii, et ega muud moodi ei saagi kui läbi tunnelite. Need tunnelid on hetkel tasuta, need on juba ära tasutud. Mõned tunnelid on ka tasulised, aga see on juba olnud siis päris kaua, nii et selle ehitus on juba ära makstud. Aga mis siin on eriline on see, et me lähme väga sügavale, nii et vahepeal lähevad kõrvad täiesti lukku, me oleme päris sügaval. Nii et see võtab päris kaua aega, et me siin üldse selle läbi tunneli saame sõita. Ja kui ma ise esimest korda läbi tunneli sõitsin, siis oli päris ilmutav, aga nüüd ma olen harjunud sellega. Nii et nüüd see on nagu iga tavaline autosõit. Ja siin näitab kohe ka, praegu on kohe näha, et palju meil on jäänud. Et siin näitabki, et 3 kilomeetri meil tehtud, on vaja veel teha ja 1 kilomeeter on juba sõidetud. Nii, nüüd hetkel sattusin Stavangeri ja siin on iga kolmapäeval selline väliüritus. Ja see on siin sadamas, väga põnev. Ja mis siin tavaliselt ongi, siis on nagu väliüritused ja kõik toimub siin sadamas, kus on väga ilusad paadid ja purjekad. Ja tavaliselt me käime siin aastas vähemalt korra või 2. Nii et kogu see tee on kinni pandud ja kõik toimub siis seal tänaval. See ongi Stavangerist üks põhivaatamisväärsuseid, et kui sa satud siia kunagi, siis tule kindlasti jalutama. Seal on hästi palju restorane ja suuri kohtasid. Nii, hakkamegi lennujaama jõudma. Nii et ei ole väga kaua aega jäänud, kui me saame juba oma lapsed kätte ja saame õhtus krabi sööma minna. Lennukid lendavad. Ja selle lennujaama, Stavangeri lennujaama nimi on Sola. Nii et kui kunagi satute siia, siis ma soovitan kindlasti siia tulla. Siin on väga head hotellid ka ümberringi, kui on vaja kohe hotelli minna. Ja lennujaam on juba väga lähedal, nii et kohe-kohe on meil lapsed käes. No nii, lõpuks oleme siis jõudnud, et me puhastame need krabid sellesse olukorda, et me saaksime neid sööma hakata, eraldame sõrad. Need on mu superlemmikud, siis on väiksemad, nendega ei ole väga midagi teha ja siis siin sees süüakse ka. Nii, kuidas aru saada, kas on emane või isane? Is it male or female? This is female. Female. And is it female is This better? is whiter. See the Okay. difference? Üks on isane ja teine emane. Narrow. See on isane ja see on emane. Emane on siis laiem. Which one is better? Oh, small males are normally best. Okay. This is very much. See on siis nagu pigem parem. Ja vaatame kohe, mis siin sees on. See on, ütleme, üsna siuke ligane, logane töö. This is very nice. Aga see on seest väga ilus. Mulle seda ei meeldi süüa, aga mulle meeldivad need, nii et ma jõua ära oodata ja näidata, kuidas me ka neid avame. No nii, see on see jäätis, mida mina siis, mulle meeldib nagu lutsutada. Ja see on mega hea. Nii, nüüd me teeme väikse sellise õpetuse, kuidas siis avada. Esiteks on vaja kräkkida see lahti ja siit tuleb siis krabiliha.
nii, järgmiseks on vaja kindlasti lüüa seda kohta. Ja siis see läheb lahti ja on teine lüli. Ja siis tuleb see kõige suurem ja Oskar kasutabki siis seda rusikat. Nüüd on vaja sinna lüüa kräkk ja teisele poole ka. Ja siis võtta kogu see ära ja mulle jälle meeldib see tavaliselt nagu siis seda lihtsalt süüa täpselt selle sõra pealt, aga liha paneme tegelikult saia peale. Nii, et jätist, jah. Ja siin on siis kogu see krabiliha juba, mille me pärast paneme siis röstsaia peale. Aga me hakkame siis siin nüüd puhastama täiega. Nii, nüüd on mul siin röstsai olemas, krabiliha valmis ja siis on selline majonees. Ma ei tea, kas Eestis on sellist majonees, aga võib-olla nüüd on. Aga meie teeme tavaliselt, paneme siukse mõnusa sikka-sakka. Niimoodi. Ja siis lihtsalt asetame krabiliha siia peale. Ja see maitse on lihtsalt sulab suus. Võib-olla see ei näe välja nii, ütleme, glamuurne, aga see maitse ja tekstuur on suus nagu lihtsalt mega. Nii et läheb lahti. Mega hea. Nii et meie siin nüüd siis maiustame ja aitäh. Oskar ütleb ka. Oskar on veel töös. Vaata. Krabi. Seda ma veel ei fänna ka. Väga hea. Aga mees fännab ja see pidi olema nagu maksapasteet, nii et head isu talle ja head isu mulle ja kohtumiseni peagi. Tšau!